Raketid lähenevad, radar on lukustatud, sekundid kokkupõrkeni ja ometi USA lennukikandjad ei upu. Mitte nende suuruse pärast ega isegi mitte tekil olevate hävitajate pärast. Asi on peidetud relvades. Pealtnäha tunduvad need laevad juba peatamatud. USA lennukikandjatel on planeedi võimsaimad lennutiivad. Kuni 75 lennukit, F-35 stealth-hävitajad, Super Hornetid, elektroonilise sõjapidamise lennukid ja õhus olevad radariplatvormid. See üksi teeb neist kõige domineerivama mereväejõu kaasaegses sõjas. Aga see pole see, mis neid elus hoiab. Otse radari all, sõna otseses mõttes, on need lennukikandjad täis süsteeme, mis on loodud tuvastama, segama, kinni püüdma ja hävitama lähenevaid ohte enne, kui need üldse laevale jõuavad. Ja kui sa näed, kuidas need varjatud relvad koos töötavad, hakkad mõistma, miks ükski kaasaegne merevägi pole suutnud ühtegi neist uputada. Vaatame siis 5 peamist varjatud relva USA lennukikandjatel ja kuidas need koos moodustavad terviku, mis on suurem kui nende juba niigi muljetavaldavate osade summa. Nüüd, esimene relv meie nimekirjas on kogu lennukikandja kaitse närvikeskus, laeva enesekaitsesüsteem ehk SSTS. Asi on selles. Kõigist nendest ründevõimetest hoolimata peavad need tohutud 100 000 tonnised sõjalaevad siiski suutma end kaitsta lähenevate rakettide, droonide ja torpeedode eest. Muidugi saab õhku tõsta hävitajaid, mis on varustatud õhk-õhk tüüpi rakettidega, et kaitsta lähenevate ohtude eest. Nii nimetatud 5 minuti valmisolekus olevad FA-18EF Super Hornetid või F-35C Lightning II on selleks olukorraks tangitud, relvastatud ja mehitatud ning võivad olla õhus 5 minuti jooksul. Aga mis siis, kui sul ei ole 5 minutit? Või kui lennukikandjat ründab parv, mis on liiga suur, et 5 minuti valmisolekus olevad hävitajad jõuaksid sellega õigel ajal toime tulla? Siis on aeg tõsisemalt tegutseda. USA lennukikandjatel on mitmetasandilised pardakaitsesüsteemid ja SSTS on nende keskmes. Lisaks USA lennukikandjate kaitsmisele on seega peamine õhu- ja raketikaitse lahingusüsteem nende suurte amfiiblaevade jaoks, eriti nende puhul, mida aegise süsteem ei kaitse. Vaatame, mida see teeb. SSTS integreerib ja koordineerib kõiki erinevaid sensoreid, relvi ja vastumeetmeid lennukikandja pardal. Kogu tuvastamise, jälgimise ja hindamise protsess. Kasutades kõiki laeva sensoreid ja tulejõudu, suudab see siis automaatselt reageerida ohtudele, nagu laevavastased tiibraketid, lennukid ja droonid, ning teha seda silmapilkselt. Ausalt öeldes suudab see tulla saabuvate ohtudega toime palju kiiremini ja täpsemalt, kui inimesed suudaksid. Nagu te võite ette kujutada, on sellise keeruka süsteemi töölepanekuks vaja palju tehnoloogilist ja insenerialast osavust. Eriti nii hästi, nagu see töötab. Võtame näiteks automaatse tulejuhtimise. Seda juhib koondatud andurite info. Laeva erinevate aktiivsete ja passiivsete andurite ühendamine ühtseks tervikuks on omaette tehniline saavutus. USA lennukikandja pardal olevad andurid hõlmavad tavaliselt AN SPS-49 õhuotsinguradarit, SPS-48E ja G3 kolmemõõtmelist õhuotsinguradarit, SP-69B horisontiotsinguraadar, SPS-67 pinnaseire-radar, SPS-73 pinnaotsingu ja navigatsiooniradari-süsteem, SLQ-32 elektroonilise sõjapidamise süsteem, tsentraliseeritud oma võõras tuvastussüsteem ehk CIF-süsteem ning Ford-klassi laevadel olevad 2 sagedusala SPY-3 ja SPY-4 radarid. See katab põhimõtteliselt kõik vajadused ära. Nüüd SSTS ei paranda kõigi nende üksikute andurite võimekust. Selle asemel ühendab see nii aktiivsed kui ka passiivsed andurid ühtseks koondjäljeks. See suudab isegi jälgida andmeid teiste laevade või lennukite anduritelt, laevastikus ning maismaalt, kasutades oma koostööl põhinevat lahinguvõimekust ehk CC ja ühendada need pardal olevate andmetega. Sellel konfiguratsioonil on mitu eelist. Koondjälg parandab oluliselt automaatset sihtmärkide jälgimist, eriti tiibrakettide vastu. See võimaldab ka kiiremaid reageerimisaegu otseses lahinguruumis. Väga kasulik, kuid tuvastamise ja jälgimise protsessi kiirendamine on vaid esimene osa sellest, mida SSTS teeb. Siin on põhjus, miks see pakub veel enamat. Kui sihtmärgid on lukustatud, saab süsteem automaatselt valida sobivad relvad nende ründamiseks ja seejärel avada tule. SSTS juhib kõiki lennukikandja pardal olevaid füüsilise tõrjerelvi, millest räägime peagi. Kuid see juhib ka mittekineetilisi tõrjevõimalusi, näiteks peibutiste väljalaskmist või lennukikandja pardal oleva elektroonilise sõjapidamise varustuse kasutamist saabuvate mürskude segamiseks.
Nagu enamik USA relvasüsteeme, läbib ka SSD-s regulaarselt muudatusi ja uuendusi, et tulla toime pidevalt muutuvate ohtudega. Praegune versioon on SSD-s Mark II, millel on 6 varianti, modifikatsioonid 1–6, mis on kohandatud erinevatele laevaklassidele. USA 10 Nimitzi-klassi lennukikandjad kasutavad mood 1, samas kui mood 6 on spetsiaalselt mõeldud Fordi-klassi lennukikandjatele. Nüüd on kasutusele võetud uus konfiguratsioon nimega SSD Spaceline 12. Muude täiustatud uuenduste hulgas integreerib uus konfiguratsioon SPY6 V2 V3 Enterprise Air Surveillance Radari ehk EASR-i koos täiustatud küberturvalisuse ja virtualiseeritud süsteemi arhitektuuriga, mis parandavad vastupidavust ja valmisolekut. See integreerib ka teise meie nimekirjas oleva USA lennukikandjate muljetavaldava varjatud relva. Uue Surface Electronic Warfare Improvement Programmi ehk CVIP Block 3. See süsteem, tuntud ka kui ANSLQ 32V7, toob USA lennukikandjate vanale ANSLQ 32 elektroonilise sõjapidamise süsteemile kaasaegsed elektroonilise ründevõimekused. Elektrooniline sõjapidamine ehk EW on muidugi protsess, mille käigus segatakse vaenlase saabuvate ohtude juhtimis- ja kontrollsignaale, nii et need kas mööduvad sihtmärkidest, hävitatakse või võetakse kinni. Lisaks nendele põhiliselt kaitsvatele rollidele kasutatakse elektroonilist sõjapidamist ka ründavalt, et pimestada vaenlase radareid ning segadusse ajada õhutõrjerakette ja droone. ANSLQ 32EV kompleks, tuntud ka kui SLIC 32, on olnud USA mereväe peamine laevadel kasutatav EV-süsteem alates 1970 aastate lõpust, sealhulgas kõigil USA lennukikandjatel. See võimaldab varajast avastamist, signaalide analüüsi, ohust hoiatamist ja kaitset laevavastaste rakettide eest, pakkudes täielikku sagedusvahemiku katvust, kohest asimuudi katvust, 100% tuvastustõenäosust ning üheaegset reageerimist mitmele ohule. See on juba nii tõhus, kui elektroonilise sõjapidamise süsteemid üldse olla saavad. Nüüd viib uus CVIP Block 3 uuendus selle tõhususe veelgi kõrgemale tasemele, nagu ülireostus puhtal rannal. CWIP Block 3 uuendus annab lennukikandjatele sisuliselt pehmetõrjevõime ja piiramatu laskemoonaga süsteemi, et tõrjuda laevavastaseid tiibrakette ja raadiosignaaliga juhitavaid ohte, ilma et peaks kasutama füüsilisi tõrjerakette. See tähendab, et lennukikandja saab hoida oma väga kalleid ja suhteliselt haruldasi kineetilisi relvi ründeotstarbeks, selle asemel, et kulutada neid tavaliselt palju odavamate droonide allatulistamiseks. Süsteemi aktiivne elektrooniliselt skaneeritav antennivõrk ehk ESA radar kasutab kõrge võimsusega lairiba segamiseks kalliumnitriidist antenne, pakkudes 360 kraadist katvust. Nende laiendatud tuvastusvõimaluste ulatus ja võimsus avavad täpsemate ja kohanduvamate vastumeetmete laiema valiku arenevatele ohtudele. Viimase uuenduse täpsed kaugused, millel saab sihtmärke tuvastada ja nendega tegeleda, on salastatud. Piisab öelda, et süsteem suudab tuvastada lennukeid ja rakettide radarotsijaid ammu enne, kui need laeva märkavad. See on võimalik tänu CVIP Block 3 kõrgtundlikele vastuvõtjatele ja laiendatud sagedusvahemikule, mis ulatub potentsiaalselt kuni umbes 40 GHz-ni, hõlmates ka millimeeterlaine sagedusalasid. See üliavar sagedusvahemik võimaldab ülivarajast hoiatust ja sihtimist sellistele ohtudele, nagu radarjuhitavad laevatõrjeraketid. Block 3 saab töötada ka koos olemasoleva Block 2 süsteemiga, pakkudes koordineeritud segamist ühtse tuvastus-, analüüsi ja aktiivsete vastumeetmete süsteemi sees. Elektroonilise sõjapidamise süsteemide seas on see päris muljetavaldav. Aga see läheb veel paremaks. See suure võimsusega ESA antenn võimaldab Block 3L tekitada kitsaid suunatud kiiri täpseks kaugmaa elektrooniliseks rünnakuks. Need kiired suudavad korraga segada või petta mitmeid lähenevaid raketiotsijaid ja sihtimisradareid, tõenäoliselt häirides vaenlase juhtimissüsteeme kuni radarhorisondini ja kaugemalegi. See on kasulik mitte ainult lennukikandja kaitsmiseks, vaid kogu koordineeritud laevastiku kaitseks tervikuna. Tegelikult on SWIP Block 3 spetsiaalselt loodud sügavamaks integreerimiseks teiste süsteemidega, sealhulgas nendega, mida pole veel välja töötatud. See toetab SIGINT-i, side ja radari funktsioone tänu oma tarkvarapõhisele avatud arhitektuurile, mis tähendab, et USA saab selle hõlpsasti integreerida hajutatud meresõjalistesse operatsioonidesse ja ühendada kriikide domeenide juhtimis- ja kontrollikeskkonnad. CVIP Block 3 toetab ka tehisintellekti, kognitiivse elektroonilise sõjapidamise ja kübermõjude integreerimist, et tulla toime uute ohtudega nagu drooniparved.
Ja lisaks kõigele sellele pakub see Sparta algoritmide kaudu reaalajas jõudluse hindamist, võimaldades SSTS-il pidevalt optimeerida vastumeetmete tõhusust. See ei pruugi olla kõige glamuursem relv võrreldes näiteks vargpommitajaga, kuid üha tehnoloogilisema sõjapidamise ajastul võib see olla USA lennukikandja kaitse kõige olulisem osa. Võid seda pidada SSTS-i aju järel olevaks teiseks kihiks, selleks, millel on kõige pikem ulatus. Nüüd räägime tulejõust ja liigume edasi meie nimekirja 3. relva juurde. RIM 116, Rolling Airframe Missile ehk RAM. RIM 116 on kerge, kiire reageerimisega tulista ja unusta tüüpi õhutõrjerakett, mis on välja töötatud koostöös USA ja Saksamaa poolt. See toimib olulise punktikaitsesüsteemina mereväelaevadele, kuna see on spetsiaalselt loodud hävitama laevavastaseid tiibrakette, droone, lennukeid ja muid asümmeetrilisi ohte lähidistantsilt. See ei ole lihtsalt suvaline rakett. Selle populaarsus räägib enda eest. Esimest korda kasutusele võetud 1992 aastal on 3 erinevat varianti. RIM 116 ehk plokk 0116B ehk plokk 1 ja 116C ehk plokk 2. Kasutusel enam kui 100 laeval Ameerika Ühendriikide, Saksamaa, Jaapani, Lõuna-Korea, Kreeka, Türgi, Egiptuse, Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraatide, Mehhiko ja teiste liitlasriikide merevägedes. See hõlmab kasutust kõigil USA superlennukikandjatel, kus see toimib viimase kaitseliinina. Praegu seeriatootmises olev plokk 2 variant on 9,45 jalga pikk, läbimõõduga 6,25 tolli, tiivaulatusega 12,65 tolli ja kaalub veidi alla 195 naela. See liigub avalikustamata üleheli kiirusel, selle tegevusraadius on olenevalt variandist veidi üle või alla 6 miili ning see kannab 7,9 naela lõhkeainega kõrge plahvatusjõuga killupead. Rakettide puhul ebatavaliselt pakub see ka 3 juhtimisrežiimi. Passiivne RF-IR, ainult IR või 2 režiimiga ehk RF plus IR. Tavaliselt kasutab see passiivset RF-juhimist, et jälgida radari kiirgust kiirgavaid sihtmärke ning lülitub siis lõppfaasis IR-juhtimisele. See tähendab, et see tabab tõenäoliselt oma sihtmärki isegi siis, kui oht lülitab oma radari välja. Tegelikult pakub RIM 116 tõelist tulista ja unusta funktsionaalsust. See ei vaja pärast väljatulistamist laevalt radarivalgustust ega juhendamist, vähendades nii omaenda elektroonilist signatuuri kui ka SSTS-i töökoormust. Rakett lastakse välja MK49 juhitavate rakettide stardisüsteemist ja suudab sihtmärke tabada sekundite jooksul pärast avastamist, mis on ülioluline viimase kaitseliini rolli täitmisel. MK49 sobib tihedalt täis laevakandjate tekkidele ilma suuremate ümberehitusteta ning suudab tulistada 21 RIM 116 raketti ühe valanguga, mis tähendab, et mitut ohtu saab samaaegselt ja peaaegu koheselt rünnata. Loomulikult on need muljetavaldavad omadused, eriti kuna need muudavad RIM 116 raketi väga tõhusaks madallendavate rakettide vastu, mida on kurikuulsalt raske jälgida ja tabada. Selle raketi nii tõhusaks teeb tema pöörleva kerega konstruktsioon, mis annab talle erakordse manööverdusvõime ja juhtimistäpsuse. RIM 116 pöörleb lennu ajal, võimaldades tema kanardidel pakkuda igasuunalist juhtimist vähemate liikuvate osadega. Plokk 2 variandil on 4 kanardit lisajuhtimiseks. Varasematel versioonidel oli neid 2. Manööverdusvõime poolest võimaldab pöörlev liikumine raketil sooritada kiireid kõrge G-pöördeid, et tabada kiiresti manööverdavaid ohte, nagu ülehelikiiruselised laevatõrjeraketid. Kuid pöörlev liikumine parandab oluliselt ka juhtimistäpsust. Pöörlemine võimaldab raketi passiivsel RF-otsijal tuvastada lähenevate radaripeegelduste suunda, võttes signaale erinevatest tasanditest. Tavaliselt on selleks vaja raskeid, kalleid ja keerulisi mitmetasandilisi sensoreid, et sama ülesannet täita. Pöörlemine muudab nende vajaduse olematuks, muutes RIM 116 odavamaks ja manööverdusvõimelisemaks. Aga kuna me räägime nüüd kõrgtehnoloogilistest tippklassi rakettidest, siis siin tähendab odav midagi muud. RIM 116 maksab umbes $900 000 tüki kohta, ilma laeva, hoolduse ja personalikuludeta. Aga kuna selle hävitusmäär on väidetavalt 95%, on lihtne väita, et see on oma hinda väärt. Lõppude lõpuks on see lennukikandja viimane kaitseliin. Ja nagu te ilmselt olete märganud, siis siin meie sõjasaates ei korruta me lihtsalt samu vanu vaatenurki samadele vanadele lugudele nagu tavalised sõjateemalised kanalid. Me süveneme põhjalikult, et tuua teieni olulised faktid ja analüüs, mis aitab neist aru saada.
Seega tellige kanal, et saada parimat sõjalist kajastust YouTube'is. Nüüd, võrreldes RIM 116-ga, asub meie 4. varjatud superrelv USA lennukikandjatel hoopis teises kaitsespektri otsas. Lennukikandja esimene kaitseliin tuleb kaugmaarakettidest nagu SM-2 ja SM-6, mida tulistavad lennukikandjad saatvad sõjalaevad. Kaitse seisukohalt ongi just sellepärast Arleigh Burke'i klassi hävitajad lennukikandja laevagrupis kaasas. Aga lennukikandjal endal on ESSM Block 2 kõige pikema tegevusulatusega pardal olev kineetiline relvasüsteem, olles kohe teisel kohal. Lepime siis kokku ja nimetame seda lennukikandja keskmaa punktkaitseks. ESSM Block 2 ehk täisnimega Raytheon RIM 162 Evolved Sea Sparrow Missile Block 2 on keskmaa laevapõhine tõrjerakett, mille on välja töötanud Raytheon USA mereväe ja NATO liitlaste jaoks. Teenistusse astus see 2020 aastal ning on NATO pikaajalise Sea Sparrow programmi uusim versioon, mis on loodud laia valiku õhuohtude, sealhulgas manööverdavate ülehelikiirusega laevatõrjerakettide tõrjumiseks. See on täismahus tootmises ja kasutusel USAs, Austraalias, Kanadas, Taanis, Hollandis, Norras, Türgis ja teistes NATO riikides. Block 2 variant sisaldab aktiivset X-riba radarotsijat koos poolaktiivse režiimiga, võimaldades sihtmärkide tabamist ilma pideva valgustamiseta stardiplatvormi tulejuhtimisradarilt. Sarnaselt RIM 116-le suurendab see lõppfaasi sihtimismoodus taktikalist paindlikkust vaenulikes ja külastunud keskkondades ning tõstab ESSM-i tõhusust drooniparvede, madalendavate laevatõrjerakettide ja isegi kiirete patrullpaatide vastu. Suurim erinevus võrreldes RIM 116-ga on see, et ESSM Block 2 tegevusraadius on umbes 27 meremiili ning sellel on palju suurem laeng, 86-naelane kildlõhkepea lähedusdetonaatoriga. See lisanduv tegevusraadius koos samade kõrgtehnoloogiliste omadustega nagu RIM 116L teebki ESSM Block 2 ideaalse valiku lennukikandja keskmaa punktkaitseks. Enamiku USA sõjalaevade jaoks on Block 2 mõeldud paigutamiseks neljakesi ühte MK41 vertikaalse stardisüsteemi rakku, kuid USA lennukikandjatel lastakse neid välja MK29 juhitavate rakettide stardisüsteemidest. Tekil asuvad 8 raketipesaga stardiseadmed, mis on spetsiaalselt ESSM-i jaoks loodud. Enamikul lennukikandjatel on 2 MK29 stardiseadet, mis annab kokku 16 ESSM raketi lähikaitseks. See on märkimisväärne tulejõud, et hävitada kõik ohud, mis suudavad lennukikandja grupi kaugmaa raketikaitsest läbi murda. Kuid 16 raketist ei pruugi piisata, et kaitsta suuremahulise drooni või raketiparve vastu. Siin tulebki mängu meie 5. ja viimane varjatud lennukikandja relv. Coyote ja Roadrunner M-i tõrjedroonid. Need süsteemid lahendavad ühe kõige olulisema küsimuse kaasaegses droonisõjas. Sihtmärgi hävitamise kulusuhte. Lihtsalt ei ole mõistlik tulistada alla $30 000 maksvat drooni rakettidega, mis maksavad mitu korda rohkem. Muidugi, kui üks $30 000 maksev droon liigub üliolulise sihtmärgi poole, kus kahju võib ulatuda miljonite või isegi miljarditeni, siis on ikkagi mõistlik kasutada $1 miljon maksvat raketti selle allatulistamiseks. Aga mis siis, kui läheneb parv odavaid, surmavaid ja manööverdamisvõimelisi droone? Kõigi oma kallite rakettide kasutamine nende allatulistamiseks ei pruugi kõiki alla tuua, kuid see võib jätta sinu kaitse ammendatuks. Sellele vastuse leidmiseks peame pöörduma Ukraina poole. Säistes juba paar aastat igal ööl silmitsi suurte Vene Shahedi Jeroni droonide parvedega, pole keegi sellest probleemist teadlikum kui ukrainlased. Ning nemad leidsid sellele geniaalse, kuid täiesti praktilise lahenduse. Tulista droone alla droonidega. Ja nüüd on kogu maailm sellele ideele kaasa läinud. USA lennukikandjate laevastiku jaoks kasvab drooniparvede oht pidevalt. USA sai sellest aimu 2025 aastal oma lühikese operatsiooni Rough Rider käigus Jeemeni Houthide vastu ja otsustas, et nende lennukikandjad peavad tulele tulega vastama, Ukraina moodi. Otsustati kasutada USA's valmistatud tõrjedroone oma laevastiku kaitsmiseks ning esimestena valiti integreerimiseks Underhilli Roadrunner M ja Raytheoni Coyote Block 2 tõrjedroonid. Coyote Block 3NK on Torust lastev reaktiivmootoriga tiirutav tõrjerelv, mille hind on umbes $100 000 kuni $125 000 tüki kohta. Block 1 on umbes 3 jalga pikk, tiiva ulatus veidi alla 5 jala, kaalub 13 naela ja suudab õhus püsida 1 tunni.
Plokk 2 ja 3 täpsed andmed ei ole täpsustatud, kuid see liigub kiirusega 345 miili tunnis, mis on märkimisväärne täiendus võrreldes Plokk 1 kiirusega 63 kuni 80 miilini tunnis ning selle tegevusraadius on umbes 9 miili. Hiljemad variandid on kohandatud laeval kasutamiseks tänu Coyote raketiga abistatavale konteineri stardile. Sõltuvalt variandist saab Coyote droone tabada kas 4-naelase lõhkekillupäisega või mittekinetilise laenguga, tõenäoliselt suure võimsusega mikrolaine või elektromagnetilise impulsiga. Mittekinetiline variant, Plokk 3 NK, võib olla eriti kasulik lähimaatõrjel otse lennukikandja kohal. Kineetilised tabamused põhjustavad tavaliselt läheneva drooni lõhkepea plahvatuse, mille killud võivad allapoole kukkuda ja sel juhul kahjustada tekki. Plokk 3 NK lööb vaenlase droonid sõna otseses mõttes taevast alla, lennates neist mööda ilma plahvatuste või kokkupõrgeteta. Veelgi parem, pärast missiooni täitmist naaseb see, püütakse võrguga kinni ja seda saab uuesti kasutada. Kineetilise tõrjevahendiga pole see lihtsalt võimalik. Need on ju loodud plahvatama kokkupõrkel. Täpseid andmeid Undereali Roadrunner M kohta on natuke raskem leida. See on umbes 1,5 meetrit pikk ja seda käitavad 2 väikest tõukejõu vektoreerimisega turboreaktiivmootorit. See on varustatud suure lõhkejõuga lõhkepeaga ning selle lõhkepea kandevõime on 3 korda suurem, ühesuunaline efektiivne tegevusraadius 10 korda pikem ja manööverdusvõime G-jõududes 3 korda parem kui sarnastel toodetel turul, vähemalt ettevõtte pressiteate kohaselt. Umbes $500 000 tüki kohta on see märkimisväärselt kallim kui Coyote. Kuid erinevalt enamikust teistest kineetilistest tõrjerakettidest saab see taaskasutatav reaktiivmootoriga tõrjerakett kasutamata jäädes baasi tagasi pöörduda, vähendades pikaajalisi kulusid. Erinevalt kanistrist lastavast Coyoteist kasutab Roadrunner vertikaalstarti autonoomsest pesaangaarist. Kui missioon katkestatakse, saab see tagasi pöörduda, maandudes vertikaalselt alla klapitavate jalgadele ning on valmis taaskasutamiseks. Taaskasutatavus mängis kahtlemata rolli mereväe otsuses valida nii Coyote 3 NK kui ka Roadrunner M oma tõrjedroonideks. Mõlemad süsteemid täitsid juba põhinõude, pakkuda kihilist ja kulutõhusat kaitset drooniparvede vastu, murdosa traditsiooniliste rakettide hinnast. ESSM Plokk 2 maksis umbes $1,5 miljonit ühiku kohta, samas kui pikema tegevusraadiusega SM2 rakettide hind on umbes $2 miljonit ja SM6 raketid maksavad üle $4 miljonit tüki kohta. Roadrunner M maksab peaaegu poole vähem kui RIM 116 ja 3 korda vähem kui ESSM Plokk 2 ning Coyote on sellest veel 34 korda odavam. See on ilmselge valik. Aga siin on üks konks, vähemalt meie nimekirja mõistes. Coyote ja Roadrunner M-süsteemid ei ole tegelikult paigaldatud USA lennukikandjale endale, nagu teised relvad, mida oleme näidanud. Need paigaldatakse hoopis Arleigh Burke'i klassi hävitajatele, mis saadavad USA lennukikandjaid lennukikandjate löögigrupis. See ei vähenda siiski nende tõhusust lennukikandja kaitserollis. Nad võivad olla õhus, kui löögigrupp asub ohustatud piirkonnas ja seejärel suunatakse nad tuvastatud läheneva ohu vastu, mis vähendab reageerimisaega. Sellest ennetavast positsioonist saavad nad kiiresti manööverdada, et määratud sihtmärk kinni püüda või vajadusel tiirutada, kuni sihtmärk leitakse ning kui mitte, siis maanduda tagasi stardilaevale. Üks asi, mis hetkel pole selge, on see, kas kumbagi drooni saab praegu juhtida lennukikandja SSTS-i kaudu. Tõenäoliselt juhitakse mõlemad süsteemi iseseisvalt või nende endi spetsiaalsete tulejuhtimissüsteemide kaudu hävitajatel, mitte tsentraalselt lennukikandjalt. Kui me paneme kõik 5 varjatud relvasüsteemi kokku, moodustub neist terviklik mitmekihiline kaitse, mis peaks kaitsma lennukikandjaid kõigi saabuvate ohtude eest. Need ohud peavad esmalt mööduma lennukikandjat saatvate hävitajate väljalastud kaugmaarakettidest, mis suudavad sihtmärke tabada kuni 200 miili kauguselt. Seejärel peavad need kuidagi mööda hiilima CVIP Plokk 3 signaali segamisest ja otsestest elektroonilistest rünnakutest, mis algavad horisondilt või selle tagant. Kui nad suudavad segamisest mööda pääseda, peavad nad arvestama ESSM Plokk 2 rakettidega, mis võivad neid tabada umbes 27 miili kauguselt. Ja kui nad kuidagi sellest kõigest läbi pääsevad, ootavad neid ees RIM 116 raketid ja püüdurdroonid, mis kõik ülejäänu likvideerivad. Sellepärast on USA lennukikandja uputamine praktiliselt võimatu. Enne kui sa üldse proovida saad, pead läbima kõik need peidetud, kuid hämmastavad relvakihid. Siiski võib juhtuda, et võimas lennukikandja muutub niikuinii vananenuks. Vaata seda videot, et teada saada miks ja aitäh vaatamast!